Palun igaks juhuks lisaaega. Igaks juhuks 3 minutit lisaks. Eesti looduses kasvab üks imeilus põõsas taim, mille nimeks on näsiniin. Kuid selle marjade on surmavalt mürgised ja juba mitme marja söömine võib ka suure ja täiskasvanud inimese tappa. Ma võrdleks seda taime Riigikoguga. Me oleme pealt ilusad, räägime sellest, et Eesti on demokraatlik riik, meil on õigusriik ja nii edasi. Tegelikult see ei ole niimoodi. Seesama seadus, mida me siin praegu menetleme, on toonud kaasa ühe sõna väljajätmise osas mitmemiljonilise apsaka. Kangesti meenub selline lugu ühest multikast, kus oli kirjas: surma mõista, ei saa armu anda. Aga kui me paneme koma teise koha peale, muutub kõik kardinaalselt. Surma mõista ei saa, armu anda. Mis tähendab tegelikult seda, et kui oluline on tegelikult sellise sõnade asetus eelnõus. Ja nüüd selle sama seadus, mis on tekitanud mitmeid miljoneid kahju, puhul öeldakse: ops, sorry, see oli apsakas vaid. Apsakas, mille maksumus on miljonid eurod. Minul tekib küsimus ja tekkis küsimus, et kuidas on võimalik, et tegelikult on ju riigile tekitatud kahju. Ma väidaks, et tahtlikult, sest eelnõu algtekstis seda muudatust sees ei olnud minu mäletamist mööda. Keegi on selle omavoliliselt ära muutnud. Ja täiesti kummaline on see, et kui EKRE esitas selle kohta kuriteoteate, kes võis seda teha, siis õiguskaitseorganite poolt ei tule mitte mingisugust reageeringut selle kohta, et nemad ei näe siin kuritegu. Hämmastav. Aga põhjus on minu hinnangul selles, et me võime siin ükskõik kui palju seadust rikkuda selliselt, et muudame mingil ajahetkel sõnastust, sest meie, Riigikogu liikmed, ei täida oma vaba mandaati, osad Riigikogu liikmed, vaid nad on süsteemi orjad. Süsteem otsustab, mida siia menetlusse panna, millised eelnõud. Süsteem otsustab, kui juhtub viga, siis need, kes on selle vea teinud, neid ei karistata. Kus on selle süsteemi pea? Ma ei tea seda. Aga kui siin Rain Epler ühel arupärimisel küsis Kristen Michali käest mingi küsimuse, siis hämmastav oli see, et Kristen Michal ütles selle kohta, et ma ei oska öelda, ma pean Brüsselist järgi küsima. See tähendab, et siinseid protsesse ei juhi enam tegelikult need saadikud, kes istuvad siin saalis, vaid osad saavad juhtnöörid kusagilt mujalt. Ja süsteem on karm, kes seda protsessi kõik juhib.
miljoniline kahju, miljonilised kahjud ei menetleta. Aga kui sa juhtud süsteemi vastu minema, nii nagu Kalle Laanet julges minna prokuratuuri vastu, tahtis algatada distsiplinaarmenetlust, muutud sa süsteemi vaenlaseks ja saad karistada. Täna tuli tema kohta kohtuotsus. Halb kohtuotsus. See on süsteemi poolt saadetud signaal: ärge käituge selliselt, mida me ei soovi. Kui te käite meie juhtnööride järgi, siis te võite siin Riigikogus teha, mis tahate, mingit vastutust ja kahjuhüvitust teilt ei nõuta. Aga kui te hakkate oma pead mõtlema ja püüdma teostada oma toiminguid siin nii, nagu nõuab põhiseadus, rakendades vaba mandaati, oled sa saadetud põlu alla ja sind püütakse sellest majast kõrvaldada. Nii et ärge rääkige siin majas enam õigusriigist ega demokraatiast. See on sama mürgine nagu imeilus põõsastaim Eestis, mille marjade söömine on surmav.